Me hakkame tasapisi pihta, ega me veel ei alusta, aga me hakkame tasapisi pihta, me proovime, kas kõik töötab. Kuidas teil on seal publikus, kuidas tagasreas on seal? Kuulete meid järelikult, kui vehite kättega väga hästi. Kas te olete valmis selleks, et te võite vihma ka saada? Vihmavarjud on olemas, kellel on veel vihmavarjud kaasas? Väga tublid, jah, väga hea. Üldiselt umbes 5-6 inimest jääb meil kuulama, kui vihma hakkas annama. Ja ülejäänud siis kohanevad oludega. Väga hästi. Kes meil siin täna siis kohal on? Palju meil on õpetajaid kohal? Ossas saade. Nii, koolijuhte? Koolijuhte on õnneks vähem. Ma saan aru, et ei ole see ülevõtul pakkumiste tegemise koht, kus õpetajaid üle ostetakse. Nii palju meil on sotspedasid? Ikka on. Ja. Koostöömootorid kooli ja kodu vahel. Väga hästi. Kes meil veel on? Kes on siis lapsevanem? On ka mõni või? Ahah, väga hea. Teie hälbite täiesti, teie tulite sellepärast, et? Te olete õpilased, ma juba kutsun natuke ette isegi. Ja väga hea. Ahah, nad tahavad teada õpetajate vaatepunktist, kuidas see koostöö võiks käia. Nii et proovige siis õpetajad ennast olema, mida ta viisastaks, eks ole. Väga hea. No nii. Kas keegi tahab veel tulla? Jaa, meil on veel osad inimesed tulemas väga hästi. Päev on olnud pikk, kas kellelgi on juba päikesepistetunne ka? Läks üle? Väga hästi. Joogevedelikku kindlasti. Ja kui on väga suur kuumenemine, valage vett pähe endale kindlasti. Mina kui pikaaegne maskajuht pean teid instrueerima ikkagi. Sõit tuleb meil 1,5 tundi umbes ja võib juhtuda, et teil on isegi põnev. Eriti oodatud on ootamatud aplausid, kaasaelamine, igasugused mühatused, nagu seda ma poleks küll oodanud. Ja kindlasti, kui te tunnete, et see puudutab teid just isiklikult, siis kindlasti nagu tehke häält, eks ole. Ükskõik siis millisel viisil. Aga enne kõike siis aplausid ja kõik need, eks ole. Me ikkagi otsime seda koostöökohta kodu ja kooli vahel ja see on selline kosmos, millest keegi midagi ei tea. Veel viimane minut. Nüüd teeme selle soundchecki, et proovime kõik vait olema. Kas telefonid on vaikse peal? Kes tahab filmida või filmida? Meil on Facebookis juba mõni vaataja. Palju meil on vaataja? 3 kahjuks. 3, meil on 3 vaatajat Facebookis. Nii et proovime siis meie ka, et me ka sõnakasutuse hoiame korrektne, eks ole. Läheb otse laini. Väga armas. Ja nüüd ongi kell on 6. Tere, mina olen Valbo. Ma olen Lastevanemate Liidu juhatuse liige, aga see ei ole sugugi põhjus, miks ma täna siin olen. Ja juba on meil soundiga nagu on. Väga hea. Ma olen siin sellepärast, et mõni aeg tagasi... Kas te kuulete ka katkendlikult või need on hääled minu peas jälle? Ilusti kuuleb praegu. Mulle veel mikrofon. Niimoodi, et siia räägin, jah? Rääkisin oma mikrofoni tühjaks juba enne seda, kui pidu pihta on. Nüüd siis Valbo on minu nimi, olen Lastevanemate Liidu juhatuse liige ja see ei ole põhjus, miks ma siin olen aastaid viinud lapsi metsa, mitte lihtsalt lapsi, vaid klasside viisi ja oleme seal 3 päeva olnud metsamatkal ja siis pärast seda oleme vanematele rääkinud, et mis seal klassis toimub. Ja mõnikord on vanematele see isegi huvi pakkunud, aga mitte alati. Ja see on minu jaoks olnud selline hästi nagu arusaamatu, et kui me räägime vanematele nagu ausalt, et klassis on kiusamine ja mõni ütleb, et me teame ja mõni ütleb, et tõesti võib, aga pärast seda ei juhtu mitte midagi. Ja see on mind pannud maha jätma need lapsed ja keskenduma vanematele. Nii et nüüd ma tegelen vanematega, nagu näha on ka siin. Ja see kooli ja kodu koostöö on minu jaoks olnud hästi nagu selles mõttes huvitav koht, et kool on iseenesest ju selline nagu reglementeeritud ja selline süstemaatiline ja selline 150 aastat vana ja kõik teavad, mis see on ja peaks nagu olema täisküpseid ja ennast juhtivaid inimesi, nagu siin enne räägiti. Ja kõik peaksid saama iseendaga hakkama ja koostööks valmis ja maja siseselt koostöös ja kõik võimalused on loodud. Teisel pool on kodu, kus on ka kord
olenevalt siis kodust tolmu või naised juhivad, mehed võib olla tähtis on hierarhia, mingisugune kord seal on ka küpsed isikud, lapsed, kõik need asjad ja siis ma ei näe ühtegi põhjust, miks need kaks kohta ei võiks nagu koostööd teha. Ja ma olen pika uurimise tulemusena jõudnud põhjuseni, need on ilmselt lapsed, mis segavad selle koostöö kõik ära. Et kui oleks ainult kool ja kodu, siis see koostöö oleks võimalik, aga seal vahel on need lapsed ja need rikuvad kõik ilusa ära. Ja nüüd midagi need lapsed sealt kodust kooli minnes korraldavad mingisuguse segaduse, mis lööb selle kooli nagu rööpast välja ja siis laps saadetakse koju, siis ta kodus korraldab mingi segaduse ja siis kui tekib see infosõda, siis ilmselt nagu võidab selle see, kes esimesena alustab, see, kes alustab, see ilmselt ründab ja see, kes ründab, see saab juba eelise. Täna me vaatame seda, et kuidas niimoodi ei läheks. Ja kas sissejuhatus oli arusaadav? Mõned noogutused on. Väga armas. Lapsed saite ka aru? Väga hea. Kui juba lapsed aru saavad, siis on lootust meil kõigil. Meil on siin täna kõige paremad külalised üldse, keda Eestist praegu leida oli. Ja te olete kõik avalehega kursis, teate, et ma lihtsalt osutan käega, et te teaksite, et Riin. Alustuseks täitsa hea aplaus. Sa pole veel midagi öelnudki. Riin on Viimsi vallast ja Viimsi vald on väga huvitav koht, sest seal on kõikide Eesti inimeste esindused on koos. On rikkad ja vaesed ja targad ja need teised ja kõik on kohal. Mis sa enda kohta ütled? Olen Viimsi vallas, olen olnud 2 koolis seal ja töötan koordineerijana ja teises kooliastmes matemaatikaõpetajana ja olen ka klassijuhataja. Aitäh. Ette juba ütlen ära, et kõik on lapsevanemad, kõik on kõrgharidusega, kõik on paberid on korras. Järgmisena Ülle. Jah, mina olen olnud pedagoog, siis ma olen olnud, olen pedagoog ja siis ma olen olnud lasteaiajuht praegu pikka aega. Ja muidugi lapsevanem ja vanaema, ema ja kõik see, mis käib sinna juurde. Väga armas, aitäh. Nii, siis on meil Merili. Tere. Mina siis esindan tänases vestluses lapsevanemaid. Loodan, et mitte väga tüütuid, aga kindlasti võib-olla keskmisest aktiivsemaid. Mul on 3 last, 2 neist on kooliealised ja võib-olla minu kokkupuude teemaga on rohkem ka seoses sellega, et koos 2 mõttekaaslasega asutasime siis oma lastekoolis vanemate kogu ja võib-olla on sealt natukene kogemust kaasa võtta. Nii et kõrgharidusega ja mitte tüütu lapsevanem. Väga harva esineb nähtud, nagu me teame, eks ole. Nii, ja siis on Raino, on Regi. Jah, et mina olen siis koolijuht ja see tore persoon, kelle lauale siis sageli need asjad jõuavad, kui eelnevalt asjad ei laabu. Ja loomulikult on ka hea võimalus ja kindlasti ka roll siis kogu seda strateegiat välja töötada, et need asjad tegelikkuses laabuksid ja oleks võimalikult palju ennetatud. No on ju maailma parimad ju. Lubasime, et on. Seal taga istub Külliki, tema minu kolleeg Lastevanemate Liidus. Temale me mikrofoni andnud, nagu vana Eesti rahvasena ütleb, et algajale andragoogile ära anna mitte mikrofoni, vaid pliiats. Tal ongi praegu pliiats ja ta üritab üles tähendada kõike seda saagist, mida me siit täna üritame kokku koguda. Mis tähendab ka seda, et kui te tahate lisaks oma emotsioonidele väljendada mingeid täiendusi ja küsimusi, siis püsime teemas ja küsige niimoodi, et on aru saada. Ja täiendage sinna, kus on vaja ja arvestage, et me paneme kõik kirja. Ja Facebookis on meil vaatajaid juba 7. Juba 7. Kui sama temp. Niisiis, lähme teemasse. Sai ju räägitud, et see koostöö seal kooli ja kodu vahel ikkagi on, kui lapsed seda ära ei rikuks ja lähme selle koha pealt, paneme selle nõnda veerema niimoodi, et kus on olnud kõige rohkem vaja seda koostööd. Millal te olete tundnud, et nüüd oleks vaja seda koostööd just koduga? Kus need kohad on? See, kes esimesena alustab, see võidab. Ja tavaliselt esimene koostöö hakkab tavaliselt esimesest hetkest, kui me lapsevanemate ja lastega tuttavaks saame. Eks see räägib nii koolis kui lasteaias.
ja tavaliselt see algus läheb ilusasti, siis läheb kõik hästi. Kui koolis tööl olin, üks või teisel kolleegi kõrval võivad toetada, siis need lapsevanemad jääb natuke kaugemaks. Aga siis, kui sa töötad lasteaias, siis ilmselt see koostöö on sul iga päev, sest sa näed neid lapsevanemaid iga päev. Sa näed neid hommikul ja sa näed neid õhtul ja sa näed vahest neid päeval ka, eks ju. Nii et koostöö lasteaias võib isegi on tihedam kui koolis, aga kindlasti kolleegid siin saavad täiendada. Ma võtan siit jutu järje üle, et ma tahtsin just öelda, et lapsevanematena kindlasti me vajame seda koostööd kogu aeg ja järjepidevalt, sest seadusega on pandud meile kohustus usaldada oma lapsed päris pikkadeks päevadeks kellegi teise hoolde. Küll aga ma ise mõtlen, et ma arvan, et ma tajusin seda, et ma tahaksin seda koostööd rohkem siis, kui mul esimene laps läks esimesse klassi. Et täpselt nagu enne öeldi, et lasteaias on see on sisse juurdunud, see koostöö on igapäevane. Meid lapsevanematena kaasatakse kuidagi rohkem. See tuleneb kindlasti laste vanusest, aga et kui me lapsed lähevad kooli, siis kuidagi meie see distants selle asutusega suureneb, et enam ei ole nii kuidagi struktureeritud see koostöö, et seal ma arvan, mina taipasin, et tahaks natuke rohkem. Et kuna sul oli kõrgharidus, siis sa said aru, et midagi on siin puudu, et lapse andsin ära, aga keegi ei räägi, mis toimub. Ma ei usu, et see kõrgharidusega seotud on, aga jah, siis ma tajusin seda. Aga siis sellest, et sul jäi infot puudu, mis koolis toimub minu lapsega, nii või? Mitte ainult infot, aga vaata, kui sa oled ise, võib-olla ka minu taustast, et see haridus läheb mulle korda, ma tõesti tahan panustada ja lapsevanemana ma tahan, et mu lapsel oleks koolis hea, siis ma tahan võib-olla ka natukene rohkem endast anda selleks. Et siis lihtsalt kuidagi ei olnud see nii lihtne. Kindlasti oli võimalust, ma ei ütle, et ei ole, aga lasteaias on see lihtne. Lasteaiajuhataja kinnitab seda, et lasteaias on lasteaia direktor. On ju, et oleme olnud terminitest täpsed. Ehk siis, et lasteaias on kindlasti tihedam ja tegelikult lasteaias toimub ka varajast märkamist, on ju. Ja varajane märkamine on ka see, mis nagu tekitab sellised natuke keerulisemad koostöövormid või punktid või kohtumised või need on natuke keerulisemad. Kuigi ma arvan, et need on ka keerulised koolis. Keerulised? Jah. Kahe sõnaga? Ehk siis, et varajane märkamine tähendab seda, et kui me märkame, et lapsed vajavad toetust rohkem, suunamist ja siis me tahame seda vanematega niimoodi arutada ja siis me oleme väga rõõmsad, kui vanemad teevad kohe rõõmsat koostööd ja tahavad lapse toetust teha koostöös meiega ja meie koos nendega, aga kui on teema selline, et lapsevanemad ei taha koostööd teha, sest nad ei taha vara märgata, mis teemal lapsed on, siis on natuke keerulisem. Ja sama asi on tegelikult see kõik läbi kooli ja koolis kõik see jätkub ja võimendub. Ehk siis võib-olla sa ei saanud aru, eks ju, tegemist on siis nende eriliste lastega. Hästi andekatega. Jah, võib ka nii öelda. Andekus on ka erivaja. Jah. Ma nii palju sekkuks, et ma läheks praegu Riinu juurde, sest Riin on siis esindaks nagu põhikooli ja siis lähme gümnaasiumisse. Mis siis, et kui seal lapsevanem tunneb, et annab oma lapse kooli ja siis lasteaia direktor ikkagi märkab ja siis, mis siis koolis juhtub? Ma näiteid saan tuua ainult siis enda kooli näitel, eks meil esimeses klassis on kindlasti koostöö tihedam, et võib-olla tõesti alates teisest klassist siis ta jääb selliseks, et tõepoolest pöördumine või koostöö vanemaga ilmneb siis, kui on vaja mingil põhjusel siis mõnda märkamist arutleda. Et sealt maalt on siis ja üldjuhul need märkamised on kindlasti ka andekust, aga on ka seda teist poolt, ehk siis seda miinuspoolt natukene, et siis üldiselt on pigem see negatiivsema sõnumi teatamine siis vanemale, kust maalt justkui peaks siis see koostöö algama. Aga esimeses klassis on meie kooli näitel esimesed 2 nädalat meil vanemad käivad, toovad ja viivad lapse kooli täpselt nagu lasteaias, et just siis selle mõttega, et see üleminek justkui oleks sujuvam, õpetajad saab vahetu tagasiside
ja siis pärast seda me lubame küll lapsevanematel koolimajja, aga me enam klassi ei luba, et vähehaaval niisugust pehmemat üleminekut teha siis lasteaiast kooli. Ja siis on küsimus, mis siis edasi saab? et küsimus oli, et igasuks meenutan, et kus seda vaja kõige rohkem on ja nüüd, mida ütleb riigigümnaasiumi direktor? Eks kui me jõuame gümnaasiumisse ükskord, siis see on hea küsimus, sest et väga hea on näha, mismoodi tulevad eelneva teemaga hästi haakuvad, ennast juhtivad, iseseisvad noored, kes tahavad toimetada, saavad asjadest aru ja nii ja naa. Reaalsus on muidugi see, et suurem osa nii ei ole. Nüüd ongi hea küsimus, et miks siis ei ole. Ja täiesti arusaadav, et kui me hakkame alt lasteaiast tulema põhikoolis ja põhikooli lõpuni välja, et mis siis on jäänud kuskil võib-olla natukene vajaka. Aga võib-olla veel alguse juurde tulla, siis loomulikult selle koostöö osas kõige olulisem on siiski kogu see, põhimõtteliselt see koostöö peab olema ikkagi, kui me jätame siin võib-olla juulikuu ja sellised toredad kuud välja vahepeal, kus kõik on kuskil ära, toreda jõuluaeg ja nii edasi, siis see koostöö on ikkagi põhimõtteliselt 24/7 peab olema, sest et 24/7 tähendab ka seda, et kui lapsevanem on teadlik, alati on nii, et lõpuni välja teadlik ei ole, aga suures plaanis on teadlik, mida kool teeb, miks ta teeb, usaldab seda organisatsiooni, kooli, saab aru kooli väärtustest, põhimõtetest, ideedest, siis ta kannab ka seda edasi kodus. Ja koolis on ka kordades nii-öelda, ma ei tea sõna lihtsam, aga koolis on tunduvalt parem neid asju lahendada ja õpilastega toimetada, kui see niimoodi on. Me teame, et alati see nii ei ole ja siin, kui räägiti siin kõrgharidusega lapsevanematest, siis ma julgen küll väita, et lapsevanem, kes on ikkagi mõtlev ja haritud, siis see on ikka erandjuhtum, kui kõrgelt haritud ja kodus ka mõni raamat on inimene tuleb ja ajab huvitavat juttu. Et pigem on ikkagi see vastupidi, sellised, kui me räägime sellest pealkirjast, tüütusest ja kõigest sellest väga ebameeldivatest, siis oma kogemust võin küll öelda, et see pigem tuleb ikka seal natukene harimatusest. Et kui lapsevanem on haritud ja ta tahab kaasa rääkida, jah, ta võib olla vahest tüütu, sest protsess ongi ja koolis ongi kiire, eriti teatud kiire perioodil ja mis siis alata, lapsevanem lähtub ikkagi väga palju enda isiklikest kogemustest, veri on paksem kui vesi, midagi ei ole teha ja tuleb leppida sellega, et lapsevanema enamustel ju ei ole seda professionaalsust selles mõttes, et miks kool nii teeb, kus ta teeb, et siin tulebki mängu see kommunikatsioon, kogu see tiimitöö, kuidas me seda anname edasi, sest kui me toome näite, et korralik autoremondi töökojas ei lähe, sind ei lastagi sinna töökotta, et sa ootad ikkagi salongis, et samamoodi kui, aga samas tuleb ära selgitada, mida tehti, miks tehti, palju maksab. Veel ka meil oleks, et ei lähe operatsiooniruumi õpetama kirurgi, kuidas seda teha. Siin ongi see ekspertsuse ja usalduse küsimus ja me ei saa eeldada, et kõik lapsevanemad siis oleksid siis selles valdkonnas, jah, mul siin tuleb see vana nali, et elektrikul ja kõigil nõutakse kvalifikatsiooni, aga lapsevanemad oleme me suur osa. Jah, lapsevanemaks me saame ilma kõrghariduseta ka. Ma ei tea, mis see kõrgharidus meil täna jalus on siin. Meil on siis haritus nii-öelda laiemalt. Aga ilmselt jah, asi, mida me otsime, on haritus ja see, et lapsevanemal oleks teadmist ja usku sellesse, et koolis toimub ikkagi midagi head tema lapsega ennekõike. Üldjuhul see ju nii tegelikult on. Üldjuhul see võiks ju nii olla. Ma ei tea, kas siin on ka mõni koolijuht silma siin on niimoodi või? Et võib isegi häid arenguid tähendada lastele koolis. Tarku koolidirektor on nõus. Väga hästi. No me kipume vahest võib-olla ära unustama selle, et see väike, nagu see tõrvatilk meepotis on ju, et on ikka alati erisusi on ju. Ja kui need erisused kipuvad kaaberdama seda üldist meeleolu, siis me ei tohi ära unustada, et ju, ma julgen küll väita, et 99% lapsevanemaid on ju toredad, tublid ja mõistlikud. Jah, kõik võib-olla ei osale aktiivselt selles protsessis,
aga see 1% vahest kipub ära kaaperdama ja võtma võib-olla aastas sadu töötunde mõttetuse lahendamisega. Ma võib-olla täiendaks niimoodi, et äkki on ikkagi 100% neist kõik on head, lihtsalt see vahepeal see 1% pääseb inimesest endast välja ja siis see tuleb ja tekitab selle fooni. Kuule, Merini, sina tundsid kohe alguses vajadust, et sina pead kooliga koos tööle minema. Räägi, kui keeruline see oli. Jaa, ma arvan, et ma lihtsalt esindan praegu iseennast, aga ma usun, et enamus lapsevanemaid ikkagi tahab kooliga koostööd teha, lihtsalt nende võib-olla oskused, teadmised, võimalused, ressursid selleks on erinevad. Et ma ei ole mingi eriskummaline isend, ma arvan. Aga jah, koolid on kindlasti erinevad ja ma arvan, et me võib-olla ühiskonnana tuleme sealt ajast lihtsalt, kus kooli lasti lapsevanem siis täpselt, kui oli probleem. Et pigem hoiame nad igaks juks eemale täpselt selle põhjusel, et on mingi 1% võib-olla neid, kes ei ole võib-olla nii heatahtlikud, on ülemäära kriitilised, mida iganes. Et selles mõttes on täiesti arusaadav, et ei ole tekkinud veel sellist harjumust ennetavalt kaasata. Et ma väga nõustun selles osas, et ma arvan, et me hoiaksime väga palju probleeme ära juba ennetavalt lapsevanemaid kaasates, tekitades seda usaldust, mis on nii hädavajalik, eks ju, et me usaldaksime oma lapsed sinna professionaalide hoolde ja ei kahtleks selles, mida seal tehakse. Nüüd oma kogemusest rääkides, siis kui me nüüd seda vanemate kogu hakkasime looma, et võib-olla räägime siis sellest, et meie oma koolis siis aktiivsemate lapsevanematega tundsime ühel hetkel, et meil on energiat, meil on tahet mõelda oma lapsest võib-olla natuke kaugemale. Et loomulikult see oma lapsega koostööga peamiselt läbi klassijuhataja, õpetaja ja seal sõltub väga palju ka õpetajast, aga on ju ka neid, kes pakuvad koolile, ma arvan, väärtuslikku ressurssi mõeldes natukene laiemalt. Ja siis tundus, et võib-olla ei ole nii palju neid kohti, kus kaasa rääkida. Ja sealt nagu tekkis see mõte, et organiseeruda vanemate koguks. Et algus ei olnud, ma ei saa öelda, et oli raske, aga ütleme nii, et tuli veenda. Ehk et isegi kui sa oled selline lapsevanem, kes tuleb mõistliku jutuga koolijuhi juurde, siis võib juhtuda, et kool ei ole selleks valmis. Jah, ja ma ei usu, et see on jällegi nende mingisugustest halbadest kavatsustest, vaid see on midagi uut. See ei ole meile tavaks. Ja siin eelmises paneelis oli keegi otsis, et see ennastjuhtiv õpilane, et mis selle nõukaaegne nimetus oli, et siis need vanemad õppisid saaksid ka aru, millest jutt käib. Et siin on vist ka mingi see lugu, et varem, tõesti nagu sa ütlesid, et varem kooli kutsuti ainult siis, kui oli kui ikka üldse nagu oli ebaselge, kas sellest kommunistlikku noort üldse saab. Ja praegu, ja siis oli ju suurem nagu ootus ka, et ühiskond kasvatab lapsi. Praegu seda ootust siis ei ole järelikult või? Ikka on. Vahe tundub küll, et lasteaias vaatame, et vanemad toovad lapsed lasteaeda kasvatamiseks ja õpetamiseks. See on ju nagu aus ka, nagu kui me selle autoremonditööga näite võtame, siis mina ei oska ka remontida, et ma toongi sulle sinna, et tee korda. Tegelikult kõik oma õige, sest kui ma käisin oma pojal külas, mul on eks lapselaps 6 ja teine lapselaps on 3 ja ma natuke tegin talle nagu, andsin suunad, et mul tundub, et asjad pole päris õige, et siis ütles, ema, sa oled 2 päeva siin, kasvata nad normaalseks. Siis mõtlesin, oota 2 päevaga ma nüüd ei tega midagi, aga enda tema ikka ei taha. Selles mõttes on ju õige, et nad toovad su juurde ja nõuavad panust. Ja tee nendest midagi. Pojal tuli see meelde, et kuna ma olen hariduselt üks algklassid õpetaja, siis veel põhikoolis matemaatika ja vene keel ja siis lisaks kõik muud asjad, eks ju, siis ma mäletan, et kui mu omad lapsed läksid kooli, siis mul oli põhimõte, et minu lapsed lähevad kooli nii, et nad oskavad lugeda ja kirjutada ja arvutada. Muidugi, igaks üks väike paus. Uuringute järgi pedagoogide lapsed hälbivad hästi tugevalt. Ja tõsiselt. Ja see põhjus ongi sellest, et nad on juba nagu mitte kooliküpsed, vaid nad on juba nagu kooli lõpuküpsed. Nii, palun edasi. Asi nüüd nii mul ka ei olnud, aga asi on selles, et kui ma lähtun sellest,
et esimese klassi aabitsad ja õpikud ja kõik need on sellised, et nii, laps läheb kooli, tegelikult ta peaks olema nullteadmisega, no peaaegu nullteadmisega, natuke teab A, B-d, C-d, 1, 2 ja 3 ka. nii, siis nad lähevad kooli, tegelikult nad teevad testid läbi, nad peavad oskama kirjutada, lugeda ja arvutada. noh, tegelikult on ju. ja siis nad saavad õpikud kätte, kus on, joonistame A-d, siis teeme B. siis teeme järgmised tähed ja äkki hakkab kirjatähtedest lugemine, matemaatika ülesannete lahendamine, funktsionaalne arusaamine. ja mina mõtlesin, ma ennetan seda, eks ju, et õpetan oma pojad, eks ilusasti lugema, kirjutada, arvutada, kõige parem õppimisajagu 5-6, mitte 6-7. jätke meelde, mitte 6-7, vaid 5-6. kui te hakkate 6-7-sel õpetama lugemist ja kirjutamist, siis ta on jube igav. aga 5-6-ga saad sa selle ilusasti veel ära teha. ja siis minu lapsed läksid kooli, siis no natukene algus oli natsa igav, aga 6 aja pärast enam polnud, sest siis oli kirjatähtedes matemaatika ülesanded ja nii edasi. ehk siis mõte on nagu selles, et mitte ma nüüd oleks nagu hirmsasti ette õpetanud, et lihtsalt, et mul endal oleks lihtsam olnud. sa läksid nagu enne juba koostööle kooliga, kui kool üldse algas. selles mõttes Merilil on nagu ikkagi, tal oli nagu teine plaan, et ta pani lapsed kooli ja siis hakkas kooliga otsima. et see ilmselt on see professionaalsuse, see vaatepunkt, eks ole, et mis on su lapsevanemalik vaatepunkt oma lapsele, et kes sa oled lasteaednik või sa oled lihtsalt esimest korda lapsevanem, nagu mina olin ka alguses. Riin, kuule. Nüüd seal kooli alguses, sa oled algklasside juhataja ka olnud? no kuidas see oli? tuli sealt lasteaiast see ära õppinud koostööle orienteeritud laps. mis siis edasi sai? vanemate mõttes või lapse mõttes? alustame lapsest. Laps, no esimese klassi laps on ikka ju sära silmis ja tahtmist täis, aga tulevad jah, hästi erineva tasemega, et see on nagu õpetaja jaoks selline esimene väljakutse, et nad siis saada need 24 teotahtelist ja sihukest aktiivset mudilast saada siis nii-öelda kõigile selliseks atraktiivseks see tunnitegevus ja kõik see, mis neid hoiaks ja köidaks siis seal see 4 tundi päevas umbes. aga lapsevanema seisukohast või nii-öelda lapsevanema mõttes siis mul on võrdlusmoment selles osas, et ma olen ühe ringi võtnud nii, et ma olen alustanud esimesest nii-öelda algusest peale, läinud lõpuni välja, 9. lõpuni siis ja pean ütlema, et oli väga hea koostöö. et läksimegi koos, hakkasime algusest minema ja läksime lõpuni välja kõik koos. ja teine võrdlusmoment on mul see, kui ma võtsin nüüd uue klassi ja võtsin 4. klassis üle. ehk siis võtsin selle algklassi õpetaja töö üle, kes oli siis olnudki selline hästi toetav, hästi motiveeritud ja väga-väga heas kontaktis lapsevanematega. ja siis läksin mina, kes kohtus 1 tund päevas nende lastega, et sellisel kujul oli see kontakti loomine lapsevanematega oluliselt keerulisem. et siis nagu hakata märkama ka klassijuhatajana neid mingisuguseid olukordi, mida siis kommunikeerida lapsevanemale. et see ei olnud enam nii lihtne. et siis sealt tekkisidki, et need märkamised olid päeva jooksul tavalised, aga et kui oli vaja midagi sellist, mida oli siis vaja lapsevanemale teatada, et siis oli nagu tegi võib-olla ettevaatlikumaks selle pöördumise. Ettevaatlikumaks mille pärast? ütle välja. Kõik on inimesed. No ikka nii-öelda sõnumitooja lüüakse ikka maha. Et selles osas, et kuna 4. ja 5. klass on juba ju ka vanus kasvab natukene peale, et ja ka seal on juba nii-öelda need kollektiivis erinevad käitumisrollid, erinevad rollid siis nii-öelda seltskonnas, et kindlasti käitusid lapsed või käituvad lapsed kodus ja koolis erinevalt. Ja kui ei ole nende vanematega veel koostöö nii hea, et siis teatada seda, et nüüd on nagu mingisugused olukorrad tekkinud, mida võib-olla algklassiõpetaja ei pidanud vajalikuks kommunikeerida, sest et ta nägi terve päev neid olukordi ja tal oli võib-olla ka mingisuguseid eellugusid nendele asjadele rohkem. Kas sellega on kõik nõus, et me ei tea oma laste grupi käitumisest suurt midagi? Et me ei tea, kuidas ta klassis käitub? Kõik, kes on pedagoogid, on näinud lapsevanematele rääkinud seda, et teie laps ei ole üldse selline, nagu teie teda kirjeldate. On olnud, jah? Aga see on ka vastupidine, ma arvan.
et õpetajad ei tea, kuidas nad kodus käituvad. Kindlasti, jaa. Et ta tundub kodus teistmoodi, et lapsevanematel on jälle see info. Jah. no ma räägin, et lapsed loovad nii palju segadust sellest, et koostöö toimiks ilma igasuguse probleemita, siis ikkagi nad suudavad luua mingi segaduse. Võib-olla peaks korraks pöörduma ka selle koha peale, et mis see koostöö siis peaks olema üldse, mida me siin taga ajame. Et juba korduvalt kasutame, see koostöö on meie nagu ühiskonnas, see pooled tegid konstruktiivset koostööd. Noh, ahah. Venelastel on anekdoot eestlaste kohta, et kaks ärimeest tegid pikaajalist koostööd, kaks Eesti ärimeest tegid pikaajalist koostööd. See ongi kogu nali, sest seda väga harva juhtub. Ja aga mis see koostöö on? Mis see toimiv koostöö peaks olema? Defineerime ära. See on niisugune keeruline asi, aga koostöö on siis, kui ta toimib, on ju väga lihtne. See on nagu abielu, et kui toimib, siis on hea ja kui ei toimi, siis on... Vaata, abielus on see, et astud ära, on ju, aga ma et noh, üks-kaks abielu, no okei, kolm tuleb hästi, eks või illa veel parem. Aga noh, kooliga sa pead natuke või lastega, no päris nii ei ole. No lasteaias ka tegelikult saab teise lasteaeda üle minna, aga no kooliga on see, et no kuhu sa ikka jookse. Võib-olla vallas on üks kool ka, ei hakka sinna teise jooksma, eks ju. Aga ikka minu arust üks koostöö põhialuseid on usalduse loomine. Hakkame sellest peale. Selle koostööga on veel see ka põnev lugu, et ega siis need väiksed tegelased on ju väga nutikad. Ega nad räägivad ju kodus lugusid ka. Ja ikkagi sellest vaatenurgas, kuidas neil omal natuke lihtsam pärast sealt välja ujuda. Ja siis tulebki see tüütu lapsevanem ja kus nii ja siis enamus muidugi, kui ilusti ära selgitad ja saavad aru ja et kuidas seal oli ja kus siis see tõde seal on, aga alati ei saa ka tõesti täpselt seesama vaade, et kodus ühesugused grupis, suures organisatsioonis, linnas väga suured koolid, klassid hoopis teistsugune. Aga jah, see puht inimlik, eriti just keerulisemate lastevanemate puhul, kellele ka võib-olla väga huvitavad kasvatusmeetodid vahest. Eriti võivad mõnel näiteks kasvatusmeetodid hoogustuda reede õhtul. Ja ka siis ta ka puhverdab ennast näiteks toredate kirjade kirjutamisega koolile, klassijuhatajale, kellele iganes, mentorile meil. Üldiselt, see jällegi nii pole, aga need näited on ju, siis sealt tekibki see, et see väike konfliktisituatsioon on ju, aga väga sageli ongi niimoodi, et hakati nagu siin süübima jälle, mis võtab jällegi meeletut aega on ju. Ja siin ongi nagu see hea küsimus, et koolides ei ole just tiimid alati kõige paksemad, et ühed ja need samad inimesed tegelevad kõikide nende samade teemadega ja ühe teemaga nagu hästi teha ja olla seal võimalikult õiglane, siis sa pead ikkagi sinna panustama väga palju aega ja sinna süvenema jälle. Sest seda müra on ka alati väga palju ja kui eriti on mängus võib-olla mitu last, kes ikka kellele ära andis kuskil või kes kellele pahasti ütles. Ja võib-olla tuleb välja, et laps ei saanudki aru, et pahasti öeldega emase kodus vahet öelda pahasti. Kõike seda hakata menetlema ja juurdlema, siis see ikkagi võtab aega, mis on loomulikult kooliinimeste töö. Aga jah, et see aeg-ajalt just ka need reedõhtused kirjad näiteks ja kui sa hakkad kuulima, siis tulebki välja, et lihtsalt lapsekene oma naha kaitseks ka natuke moonutas seda juttu. Minu meelest on täiesti eluterve on see, kui lapsed manipuleerivad. Kas te tahate öelda, et te kõik olete ausad inimesed? Mina küll ei ole. Ja ma usu, et teie ka olete. Ja minu meelest on täiesti eluterve, et laps juba hakkab kui varad hakkab manipuleerima. Ja teate, see manipulatsioon või manipuleerimis on üks lemmiksõna, minu meelest on tal väga positiivne aura ümber. Ehk siis, et kui väike laps juba, kui ta on päris väike, kui ta kodus on, ta suudab ju ka üldiselt iga käeksu peale teha niimoodi, et tema jookseb kohe tema juurde. Hakkame sellest pihta. Ta oskab veel rääkida, aga ta oskab manipuleerida. Ja me kõik jookseme niimoodi lapse juurde. Ja täpselt samamoodi on siis, kui nad tulevad lasteaeda. Ja siis ma vahest räägin mõne lapsevanemaga, et mõni lapsevanem ütleb, oi teate, mida mu laps kõik rääkis teist ja nii edasi. See on okei, no mitte vist, et pedagoogidest ja kõik. Ma ütlesin, et uskuge mind, et täpselt sama palju, kui ta räägib meile teist, räägib ta vastupidi ka. Aga võtame vähemalt pool kindlasti maha. Ja siis ta ütleb nii, aga keda ma veel pean usaldama kui oma last? Olgu, kui 2,5-aastane räägib emale midagi, siis ilmselgelt võib seal pool õige olla, pool juurde pandu, pool fantaasiat ja nähtavasti mingi jubik osa seda, mida ema tahab kuulda. Teate, mis on kõige parem vastus? Pedagoogid. Pedagoogid. Aga ma ütlen teile praegu saladuse. Jätke meelde, kui mõni lapsevanem tuleb ütleb teile,
keda ma siis veel usaldan, kui mitte oma last? Noh, ikka te ei tea või? Seal on üks väga hea lause. Lapsi, muidugi tuleb usaldada oma last, aga lapsi tuleb usaldada eakohaselt. Jätke see meelde, see töötab väga hästi. See töötab täiskasvanute puhul ilmselt samamoodi. Lihtsalt seda on raskem tunnistada. Ja tõmbuks koostöö vahele võrdusmärgi natukene kommunikatsiooniga. Et sageli tekibki mingisugune alge või tekibki puudulikust kommunikatsioonist ja me oleme ka koolis nagu lahendanud, oma koolis siis lahendanud selle nii, et me kirja teel ühtegi probleemi ei lahenda. Et me leiame selle aja, et me kutsume vanema alati, kui me näeme, et sealt võib midagi välja kasvama hakata, et me kutsume selle vanema ikkagi kooli, mis näitab seda, et meil ei ole väga palju probleeme. Et me jõuame need kõik ikkagi nii-öelda näost näkku kohtumistega ära teha. Et ma korra võtan ka sõna, et siin on väga hea näide, et ma kasutan ühe hea materjali abi, et soovitan kõigil lugeda. Aune Valk ja Kristel Ress on kokku pannud 2016. aastal juba ühe väga hea raamatu pealkirjaga Rõõmuga kooli, kodu ja kooli koostöös. Ja seal, kui ma õigesti mäletan, siis Ene Silvia Sarv tõi välja 5 koostöö nii-öelda tasandit. Et esimene on meil infovahetus, siis kõige baas. Siis on nõupidamine, mis on siis juba see, täpselt see näide, millest sa praegu rääkisid, et kui meil on vaja juba hakata vanematega arutlema midagi. Siis järgmine oli kaasatus, mis tähendas siis sellist regulaarset infovahetust ja nõupidamist, et see on juba nagu mingisuguse struktuuri või vormi saanud. Ja 2 kõige kõrgemat tasandit olid partnerlus ja võimestamine. Ehk et siis see on see, kuhu me tahaksime jõuda. Ja kas ma eksin väga, kui ma ütlen, et kooli inimestel, lasteaia inimestel on see, et me takerdume sinna esimesse tasemesse, eks ole? Saaks selle info kuidagi ära edastatud? Või on teisiti ka? Ei, ma arvan, et on teisiti, et eks ma usun, et enamus organisatsioon selle nimel töötavad, aga miks alati ei ole igal pool nii, eks on väga erinevaid põhjuseid ja võimalusi ja ressurssi küsimus ikkagi alati on ja eelkõige siis selle vaimu ja ajaressurssi küsimus, aga et siis meie näitel küll, et me proovime sinna panustada kommunikatsiooni ja hea näide oligi, et kui me proovime siis juba gümnaasiumis, kus õpilane võtab rohkem endale seda vastutust. Ehk ikkagi eesmärgiga, et kui ta läheb edasi õppima, et siis ka ülikoolides õige erialavalik, väljalangemised, kõik need asjad, kus sul lööb ikkagi meri põlvili, tuleb suurde linna näiteks või mis iganes ja keegi ei teagi, mis sa seal ülikoolis teed, sa oled täiesti ise, et siis gümnaasiumis sageli jätkub ikkagi selline tore algkooli mängimine ja proovisime siis natuke distantseeruda ja mis välja tuli, siis ikkagi väga märksmääral arv õpilasi ei olnud selleks valmis. Ja mis oli veel eriti huvitav, oli ka see, et oli ka teatud märkimisväärne arv lapsevanemaid, kes olid väga šokeeritud, et ta ei saa sekkuda enam oma lapse valikutesse. Me tegime ikkagi selle muudatuse, et ka näiteks kooli infokiri, mis algul oli mõeldud eelkõige õpilastele, hakkas minema ka mingi aja pärast ikkagi siis lõpuks lapsevanematele. Ja kindlasti see selles mõttes maandas ja aitas mingis mõttes kvaliteeti tõsta. Ja nüüd on kindlasti hea küsimus, et kuidas näiteks järgmine aasta sellega edasi, sest lõppkokkuvõttes 18-19 aastane noor peab laskma lahti nii-öelda siis isast või emast, kes ütleb, miks sul see tegemata ja miks sa seda ei tee või näed, sul on see täna see asi. Neid üllatusmomente tuleb väga palju, aga see hakkabki, ma arvan, sellest pihta, et põhikoolis ikkagi on nii-öelda väga tugev vanemate sekkumine. Jällegi siin ei saa üldistada. Vanemate sekkumine ja samamoodi siis koolis tahetakse seda parimat ja kui muidu ei saa, siis kuidagi saab ära neid asjad lahendada või panna. Et õpilased siis ei tekigi lõpuks seda vastutusele momenti. Aga jah, see oli meile hea nagu õppetund, et kus siis jookseb see õpilasele selle oma vastutuse andmise piir ja lapsevanemate siis informeerimise, kaasamise. Selge on see, et gümnaasiumis selliseid küsimusi ei ole nagu lasteaias või isegi esimeses klassis, et mida vanemaks noor saab, seda suurem see distantseerumine ka selles mõttes vanematest tekib. See võiks niimoodi olla, jah. Aga ilmselt see, kuhu see koostöö takerdub, ongi see üleseotus, vist äkki või.
lapse ja lapsevanema üleseotus lapsega? ja no lapsevanemal on kindlasti omad ambitsioonid ja siin oligi, et no need on olnud omad ambitsioonid küll. ja tehke tas see või too või siin, kui siin tuua spordinäited, et siin alles oli ühe treeneriga skandaal, et tuuakse ka trenni ja ostetakse tossud ja olümpiavõite, noh, nii see ei käi, et sama on ju koolis, et aga jah, gümnaasiumiastmes võib-olla see lapsevanema kaasatus ikkagi tuleb mujalt, et ka ikkagi siis võib-olla hea nõu, tagasiside, objektiivne tagasiside ja kindlasti lapsevanemate endi poolt teiste lastevanematega tegelemine, kaasamine, kommunikeerimine ja nii-öelda koolile on sõna otseses mõttes käepikenduse abiks olemine, et meil on küll selles mõttes vedanud, et isegi meie, ma julgen väita, üks top aktiivsemaid lapsevanemaid isegi täna tuli mind siin kuulama, nii et võib identifitseerida, jah? Ja, absoluutselt teie. Ma arvan, me oleme juba üht-teist päris palju ära teinud ja kindlasti saab veelgi rohkem teha ja lapsevanemaid ju kindlasti tuleb ju uusi jälle peale ja nii et... Aga kas koolis saab üldse teha seda, et see, mis me räägime, et lasteaiast tuleksid siis sinna kooli, no ikkagi see peab olema seotud lapsevanem ja laps ja siis kool hakkab teda seal, peaks nagu ära võtma ühtepidi, nagu praegu räägime sellest, et see lapsevanem ei peaks sinna kooli algu tulema, teistpidi me nagu tahame temaga koostööd teha, gümnaasiumiks me tahaks, et ta juba saaks info läbi lapse ja see oleks adekvaatne, laps oleks juba ise nii palju autonoomne ja iseseisev, et siin on mingi jama. No siin võib-olla fakt on see, et siin toodi näiteid ja ka meie koolis mõned näited on ju, et siin tuleb vahet teha, et kas see lapsevanem tahab hakata nüüd kooli juhtima või oma isiklikke ambitsioone, egoistlikke, mis iganes aspekte peale suruma, tehke nii või miks te nii ei tee ja kohe, täna on vaja, vahest võib mõni asi võib 4 aasta aega võtta ja kui sa ühte pusletükki liigutad, siis lapsevanema jaoks on normaalne, et sa liigutad seda, aga tegelikult see toob kaasa veel ka 5 teise pusletüki nihkumise ja siis on tunne, et miks te ei tee seda, on ju. Aga jah, mida edasi aeg, et pigem ma näen, et tõesti see lapsevanem, nagu ma ütlesin, et teiste lastevanemate jõudmine, see ekspertsus, kompetents, mida ka erinevad lapsevanemad ju tegelikult omavad ja selle siis kaasa toomine, sest üldjuhul me võime ikkagi väita, et suur osa lapsevanemaid teevad ju oma tööd ja neil ei ole ka aega nii palju panustada, aga need, kellel on see soov ja tahtmine ja kui ta ei hakka nagu sekkuma siis organisatsiooni juhtimisse otseselt, mis ei tähenda, et see või positiivseid, konstruktiivseid ettepanekuid teha, miks nii või naa, on ju. Ja võib-olla vahest küsitki ka mõne rumala küsimuse, mis paneb ennast mõtlema, et miks tõepoolest võib-olla hea tähelepanek ja võib-olla see paistabki, me võib-olla teeme õiget asja, aga see ei paista alati hästi välja, on ju. Et kui anda see võimalus ja see ressurss. Talle peaks andma mingi ülesande kohe, et mine otsi üks matemaatikaõpetaja mulle. Näiteks. Siis me saame rääkida. No see on hea tähelepanek ja siis ta enam ei tule ka. Mina olen aru saanud sellest, et lapsevanemad, need tüütud, nagu sina vaata. Et see oli nali muidugi. Ehk siis, et nimelt, et tüütu lapsevanemad, et nendele tuleb kont anda. Eks ju. Aga see koip peaks olla nagu lihaga, maitsema. See ei tohiks olla niisugune kuiv ja igav, et muidu nad tõesti tulevad sinna segama, kus nad on tõesti tüütud, eks ju. Aga kui sa nagu lapsevanemaga, nagu räägid hästi ilusti ära, jõuad lõpuks tema kinganumbrini ja saad teada, kuidas tal üldse elu hästi läheb, on ju, siis ta on täitsa nõus kenasti koostööd tegema. Et see on see, et sa pead lapsevanemat lihtsalt ära kuulama, ta vahest tahab natuke arutada, võib-olla tahab natuke tähtis olla, kiidad, tunnustad ja siis ütled, kuule, et nüüd võiks mõelda selles teemas ja siis on kõik hästi. No ja, sellega me oleme nõus, et igasuguse sõnumi edastamiseks tuleb kõigepealt kontakt luua. Ja selle jaoks, et seda kontakti luua, peavad mõlemad olema nagu maha rahunenud ka, eks ole, et see reedõhtune kuidas see siis on, ülivalmiduses lapsevanem õlle tagant ei ole nagu kindlasti koostööaldis, või on, aga mitte kontaktialdis ja siis emotsionaalne, tavaliselt lõviemad tulevad, eks ole, oma lapsi kaistma. Või need on helikopteremad või rõvimad, need on erinevad meil. Just. Ja et oleks mõni isagi, siis oleks veel... Isad tulevad meil ka ja isad on ka, isad veel ütles oma 2,5 lapse kohta, et jätte, mis mina olen veendunud, et laps vajaks rohkem akadeemilisi teadmisi. Ma mõtlesin, et 2,5.
aga kõigepealt õpime ära selle eneseteeninduse, eks ju, saame sellega hakkama. no ma natuke siis teda lohutasin, et pole midagi, et ta on tõesti nii erilised ja laps, et natuke toetame, anname talle individuaalset lähenemist. ja paari aasta pärast õpetab ta lugema ja polegi hullu. jah, et siis ta saab ise edasi. aga vaata see ärakuulamine, kõik see arvestamine ja kinganumbri jagamine ja nii edasi, et sageli Exceli tabel ja selline lähenemine, et paneme ka koole kokku ja kasvatame neid, siis päeva lõpuks puht inimlikult ei ole paljudes organisatsioonides enam seda ajaressurssi, seda lõputut, sest igasugune kuulamine ja noh, täna on ikkagi see kasvutrendis, kus inimesed vajavad käehoidmist, kuulamist, jah, mis iganes abi või lihtsalt lõputut vestlust, siis see on ju tegelikult kellegi aeg, kellegi töö ja eks sageli ka võib-olla mulje, et miks kool piisavalt siis ei panusta sinna või ta ei kuula ära või noh, kuulab küll, et lihtsalt see ajaressurss, sest su päeva lõpuks sul on ju 100 muud protsessi ja strateegilist küsimust ka veel lahendada. Ma saan aru nagu koolijuhina, et see tõmbab su väga kuskile mingi mikromanageerimisele, et sa pead mingit väga väikest asja iseenesest nagu maja mõttes väikest asja lahendama. Kas seda saab ennetada ka kuidagi? No kõik seesama, mis me rääkisime, see kommunikatsioon ja nii edasi, aga noh, tahes-tahtmatega siis loodust ühe kohta ei salli küll, mõni midagi välja mõtleb, isegi siis, kui sa väga hea kommunikatsiooni teed, siis eks teksti mõistmine ja lugemisoskus on ju erinev, on ju. Lollinevat asja ei saa leiutada, sest lollid on äärmiselt leidlikud. jah, et üllatus ikka tuleb aeg-ajalt, aga kindlasti sellega saab seda vähendada, tasandada ja loomulikult kogu tiimitöö. Aga kommunikatsioon ei tohiks tähendada seda, et me saatsime e-kirja või midagi, see peaks olema kuidagi niimoodi, et nad saavad selle kätte ja vastavad mingisuguse käitumise ja oleku mingi asjaga. Kas niimoodi saab? jah, mul on üks mõte lihtsalt selle koha pealt, et ma täiesti saan sellest aru, et tundub, et see tekitab tööd juurde. See läheb natukene kokku selle küsimusega, mis siin tutvustuses püstitatud oli, et kes siis vastutab selle eest. Ma arvan, et siin ongi see võtmeroll tegelikult kooliperedel endil, võtta see initsiatiiv selles mõttes, et pakkuda siis neid võimalusi kaasa rääkida, mis neile on sobilikud. Et kui nemad nii-öelda teevad selle otsa lahti, siis vähendavad nad seda ise või omaalgatuslikku võib-olla tülikamat sorti segavaid lapsevanemate kirju ja asju. Et võib-olla kui nagu anda selleks, ma arvan, et kõige olulisem ongi anda võimalus. Et kui sa pakud ise selle platvormi, kus, noh, kas või meie enda näitel, et minu meelest, minu tunnetus on selline, et niipea kui me selle vanemate kogu koolis loodud saime, pooled probleemid kadusid juba tänu sellele, et me arutlesime nende probleemide üle. Noh, kas probleemid väljakud... Kuidas? Mis see vanemate kogu on? See on, koondab siis aktiivseid lapsevanemaid, kes tahavad panustada rohkem kui hoolekogu liikmena. Ehk et me... Veel rohkem kui hoolekogu liikmena? Hoolekogul on teatav kindel funktsioon, on ju, et aga, ja seal on teatud piiratud arv lapsevanemaid, et kes tunnevad võimalust ja energiat rohkem panustada, et need me oleme siis koondanud vanemate kogusse. Ühtepidi, kui ma kuulen, siin, noh, ma lihtsalt nagu ütlen kaasa, tegelikult hästi sümpaatne tüdruk on ju. Tegelikult on. Ja ongi hästi armas ja, aga no päriselt ka. Aga ma mõtlen nagu seda, et jah, kui mul on, eks ju, hoolekogu nii, okei, mul on tegelikult praegu jumala tore hoolekogu esimees ja täitsa toredad paar poissi on ka seal ja et üldiselt hoiavad nagu saavad hakkama sõnaga. Ja siis, kui mul peaks olla mingi aktiivne, see asi siin majas veel. Ma korra küsin, see lasteaiast oli, on ju? Ma olen lasteaia hoolekogu esimees ka. Et selles mõttes lasteaia hoolekogu on midagi muud. Ei, aga ma ise, vaata, kuna ma ise olen ka koolis hoolekogu olnud, on ju. Ja siis ma olen ka seal näinud, et sorry, ma lihtsalt natuke teen niimoodi asja. Et vaata, liigne agarus on vahest ogarus. Et see ongi see koht, et ma ise saan aru, et kindlasti, et teie see kogu on hästi äge ja kindlasti mõtled hästi asju välja, et isegi kui sina oleksid minu hoolekogus, ma oleks rõõmus. Päriselt kindlasti, eks ju. Aga ei, ma ei taha seda öelda, kindlasti on hästi toredad ja vahvad lapsevanemaid ja tegelikult ongi ja igas majas ja ma olen hästi nõus. Aga me räägime nendest tüütutest lapsevanematest, eks ju. Siis tavaliselt need tüütud lapsevanemad ei ole sellised nagu see tore tüdruk. Et ikka on hoopis teistsugused. Ja need teistsugused tüütud lapsevanemad, vot nendega
tuleb istuda maha ja rääkida kinganumbrist, noh umbes nii, et nad maha rahuneksid ja lõpuks usaldaksid ja sinuga nagu rääkima hakkaksid, sest aga kas neid aktiivseid lapsevanemaid ei saa suunata siis sinna näiteks sinna vanematekogusse või ei, sinna sellised kindlasti, hoolekogusse või? kui näiteks oleksid sellised inimesed seal nagu praegu mul siin kõrval, eks ju, ilmselgelt. No vahest ikka viskab teistsuguseid ka sisse. Jaa, aga ütleme niimoodi, et need tüütud lapsevanemad on hoopis teistsugused. aga ma tean sulle jällegi öelda seda, et minu meelest vanematekogu on jumalast hea filter nende tüütute ja nende võib-olla vähem tüütute vahel. Sellest juba hakkan aru saama. jah, just, et mina usun, et me olemegi tänu sellele, et meil on seal mõistlikud aktiivsed lapsevanemad, me filtreerime ära need Kaitsed õpetajad laika või? no selles mõttes meil on selline põhimõte, et kui probleem on ainult ühe üksiku lapsevanema probleem, siis see ei ole probleem. Okay. Ehk siis see juba natukene filtreerib, et kui on ikka suurem probleem, siis lähme koolijuttule. Okay. Et see on natukene nagu tööriist. Ja, sest tegelikult ma vahest ikkagi leian seda, et noh, mis vahest, et väga palju on ju vaja ka õpetaja kaitset. Kindlasti. Jah, et õpetajad ja pedagoogid ei saa ju jääda nagu vähemuses, et nad on nagunii vähemuses, eks ju, seal lasteaias või koolis. Et selles mõttes. Juba huvitav on. No pole paha noore tüdruku kohta, eks ole. Salatuskartel on ju tegelikkuses ju, ega siis ma arvan, isegi tead, et koolijuhile, kes iganes kooli eest veavad, et neil on ikkagi see, olgu see siis vanematekogu või kes iganes, nii-öelda õigete inimeste või hea partneri leidmine strateegiliselt ikka mega oluline. Muidugi, väga. Et kui vahest läheb võib-olla valesti ja satuvad valed inimesed sinna, siis sellest on ikka palju tüli. Kui sul on õiged inimesed, siis sa saad sealt adekvaatset tagasisidet, saad palju ära teha, toetust, just kui ongi keerulised situatsioonid, just see toetus ja tunnustus heas mõttes organisatsioonile, mis tuleb siis sealt, see on võib-olla võtmeküsimus ja koos saabki rohkem teha. See õpetaja kaitse ja koostöö, see on üks väga huvitav nagu selline koostöökoht, eks ole. Et üks asi on see kaitsmine ja alati kelle eest ja mida me siis kaitseme. Aga et kas seal võib olla veel mingisuguseid väärtusi, mida see vanematekogu, hoolekogu, just vanematekogu siis, kus filtreeruvad välja need tüütud ja jäävad need aktiivsed ja need, keda on võimalik analyseerida ja organiseerida ja kuidagi niimoodi. Et kas seal on veel midagi, mida õpetajatele saaks kasuks või koolile saaks kasuks tuua vanematekogust? Kindlasti mõni klaveriraha. Seda kindlasti. Mina ise olen lugenud selle kohta, et meil on siin õpetajate järelkasvu probleem, oma töös ka natukene tegelen sellega. Ja tegelikult uuringud näitavad, et mida lähemal on inimesed koolile, seda rohkem nad õpetajatööd väärtustavad. Ehk siis see aitab kaasa õpetaja enesetõhususele, ta saab tuge, tal on lapsevanemate usaldus, aga teisalt me lahendame siis oma riigis ka seda järelkasvu küsimust, kui õpetajal on hea koolis olla, ta jagab seda sõnumit laiemalt, lapsevanemate tugi on selja taga, siis kindlasti tulevad ka rohkemad noored õpetajaks. Et ma arvan, et see on üks väärtus, mis võib-olla ei ole küll otseselt seotud, aga tasub selle peale ka mõelda, et miks võib-olla ei tasu alati neid lapsevanemaid uksest välja lükata. Ei, me ei lükkagi, see on pearaha ju. Pearaha. Lapsed jäävad ju sisse. Eri tahtis lisada midagi? Meie oleme ju kogukonnakool nii-öelda ja meil on, ma arvan, et vähemalt iga 2 aasta tagant on mõni lapsevanem, kes meile kooli tööle tuleb, nii et meil on päris suur hulk koolitöötajaid on. See on ikka tõsine värbamispoliitika. Aga nagu rätsepaber, et sa tuled sinna rääkima ja siis... Jaa, et noh, kus on neid, sinna tuleb juurde. Selle kooli direktor on kuskil seal Aga et koostöö, selles suhtes ei pea ju olema üks lapsevanem ja üks õpetaja. Ma tahtsin veel juba eelneva teema kohta öelda, et tegelikult jällegi kogemuse pealt saan öelda, et ühisüritused, kus ka lapsevanemad omavahel saavad tuttavaks, ehk siis tegelikult koostööle panna mitte ainult õpetaja ja lapsevanem, vaid ka lapsevanem ja lapsevanem on üks nii-öelda selline jällegi head tulemust toonud tegevus. Me räägime selle koostöö esimesel tasemel, kus on see kommunikatsioon alles, et saaks lapsevanemad jagaks omavahel mingisugust teadmist, mida kool tahab. Kes selle koostöö peaks alustama? No
kui ta on klassi tasandil koostöö, siis see võiks tulla koolist, klassijuhataja võib-olla võiks olla selline esimene üleskutsuja ja kui on juba piisavalt hulgal aktiivseid vanemaid seal pundis, et siis võib ju mingi hetk selle teatepulga juba ju anda, et aga et järgmise ürituse või et see ongi jällegi see koostöökoht, et kes sealt siis nagu edasi läheb sellega. See ei tohi olla muidugi väga tihedalt, aga piisavalt, et ta ikkagi kutsuks paremat kokku. Miks väga tihedalt ei tohi olla? Nad tulevad tööle kõik? Ei, selle üle meil on hea meel. Aga ta ei kaotaks seda väärtust võib-olla ära sellisel kujul, et ta ei ole nagu igaõhtune trenni minek, eks, vaid et ta oleks ikkagi selline koht, kuhu tulla. No siit juba natukene seda koostöö mõtet koorub ka meil enne pooleli, et mis see koostöö siis peaks üldse olema, sest me tihti kasutame seda sõna ja vaadates Eesti ajakirjandust ja poliitikat näiteks, siis ega selle koostööga pole väga mingit pistmist. Mis asi see koostöö on kellegi jaoks? Millest see algab? Päeva lõpuks on see, me soovime, et õpilased saaksid hakkama ja saaksid oma unistused realiseerida. Ja see ei saa toimida ju ainult ühepoolselt, ei kooli poolt või lapsevanema poolt ainult, et siin ongi vaja ühtselt aru saama, seesama mõistmine. Et ühine eesmärk võiks olla üks asi, lapsevanema. Toetus ja... Lasteaias on see, et lapsepäev oleks tore. Kui lapsel on tore, siis ta õpib ju läbi mängu või koolis, eks ju, õpetaja ühendamisel. Lapsel on tore ja siis... Ega ta koolis on samamoodi. Muidugi, ma seda ütlengi, jah. Millegipärast Eestis teises klassis kooli huvi kaob ära üldse lasta. Ei, mul läks poist esimesse klassi, tuli 2. septembril koju ja ütles, et emme, ma olen veendunud, et koolid on mõeldud laste piinamist. Ja ma pidin talle 12 aastat seda selgest tegema, et see pole nii. Aga et nüüd see koostöö, et ühine eesmärk oleks koostöö ilmselt üks esimesi asju. No siin me oleme aru saanud, et vanemaid on nagu mõned, kes nagu usaldavad, et kooli eesmärk võib olla, võib ühtida tema omaga. Ja siis vanemaid, kes arvavad, et kool ei saa hakkama tema eesmärgi täitmisega, eks. Ja kommunikatsioon oleks selles aluseks. Mis oleks veel nagu selle koostöö sellised esmased asjad, mis peavad kindlasti nagu paika minema, et üldse midagi toimuma hakkaks? No ma tooks välja siin võib-olla ühe alusena selline oma ootuste ja vajaduste nii-öelda väljendamine. Et ma arvan, et see on niisugune dialoog, on ju, et see on kõige alus. Et kui me nii-öelda kooli ja kodu vahel saame paika, mida me ootame üksteiselt ja mis on need vajadused selleks koostööks, et siis saab siit midagi edasi minna. Et koostöövormidest me juba rääkisime või tasanditest, aga et kui me räägime, et mis on need eeldused, et see saaks jõuda sinna kõrgemale tasandile. Ja kes seda peaks tegema? Kodust ma tean, need on ema ja isa. Kes koolis on? Ma mõtlen selles mõttes, ma toon siin jälle selle näite või ma mõtlesin ka, et me kõik osapooltena vastutame selle koostöö eest, et see saaks toimuda. Meile kõigil siin oma vastutus, oma roll, aga mulle tundub, et initsiatiiv võiks tulla kooli poolt, sest nemad on selle oma organisatsiooni kultuuri kandjad. Lapsevanemad tulevad väga erinevate taustateadmistega, taustahoiakutega, harjumustega. Aga kui kool ütleb, et me ootame sellist laadi koostööd, meie siin organisatsioonis tahame teid kaasata, tahame teiega rääkida, siin on need võimalused, et siis kindlasti oleks ka neid rohkem lapsevanemaid, kes kaasa räägiksid ja panustaksid. Kas seda peaks ütlema direktor või klassijuhataja? Mina praegu kuulan seda, minu meelest on siin tulevane koolidirektor. Me ei saa seda välistada, et on ju? Mina saan aru, teada pakkumiste eest me pole keegi kaitsnud. Aga... Mina tahangi tulla kooli juhtima. See tüütu osa just ju. See oleks hea karjäärimudel lapsevanemast koolijuhiks. Tüütust lapsevanemast koolijuhiks. Väga hea. Aga ikkagi, siis klassijuhataja, kool, kes peaks alustama? Eks siin peab olema organisatsioonis ülene kokkulepe, et kuidas meil see ikkagi on ja kuidas on, et päeva lõpuks ju kõik alates siis kas või eesadministraatorist või valvuriderist või joonust või kellest igas me kutsume kuni siis kooli hoolekoguni välja, et suures plaanis peaks nagu ühte jalga käima selles osas ju aru saama, et mis ei tähenda, et alati tuleb ju kõrvalekaldeid ja inimesed on ju leidlikud erinevatel põhjustel, et ja vahest on halvemaid ja paremaid päevi, aga üldjoontes kõik osapooled peavad aru saama, mida me teeme, mis on kellegi roll, mida teeb klassijuhataja, mida teeb kool tervikuna ja kui on see arusaamine paigas, siis kindlasti teatud teemad ongi laualt maas ja need asjad toimivad. Muidugi öelda või idealiseerida, et nüüd kõik asjad on alati paigas, seda juhtub, et
siin käib see õpetajate värbamise, tulevad jälle uued inimesed, hakkab jälle pihta ja tulevad jälle erinevate mustritega inimesed ja siin uue kooli loomisega ju läheb hästi, et on tore vaadata, mismoodi väga erinevad mustrid organisatsioonides, kus tullakse, et see kõiki sulatada ja siis leppida ka teatud asjadega, et meil on hoopis nii ja õpilaste puhul täpselt samamoodi ju näiteks, kui tullakse uude kooli, kõik on uued inimesed, mitte kõik, aga väga paljud on uued inimesed, et siis kõik see harjumine, kõik on natuke aega, aga jah, et see võib-olla ühine arusaamine ja mis on kellegi roll, mida keegi teeb ja siis suures plaanis ma usun küll, et on see kõik teostatav. Aga siin oli muidugi hea näide, et siin mul tuleb kohe üks juhus, ma ei hakka seda siin nimetama, mis see täpselt oli, aga no me ei tea üldse, kus koolist sa oled. Mitte see on minu koolist, see oli mujalt, aga jah, see sõbrakoolist. Jaa, siis vanemate kogu läks juba aktiivseks. See on rõhk sõnas jube. Ja tegelikkuses läkski vist mulle tundub ja siin kellega me oleme ka seda arutanud, siis vanemate kogu nagu tahtiski, hakkas juba võtma siis, või talle anti ka liiga palju siis juba seda nii-öelda siis organisatsiooni või tegevuse rolli. Või otseselt ei saa öelda, aga kaudselt. Ja sealt, kui see tasakaal paigast ära läheb, siis ega see... Siis mõni tegelane arvabki, et ta nüüd hoopis juhib ise seda kooli. No see on ka põhjus, see on päris ohtlik tendents, miks võib-olla paljud natuke seda pelgavad, et siin tuleb nagu hoida seda natuke distantsi. Et see koostöö nagu kaob ära selle koha pealt, et tahaks nagu ise hakata juhtima. Ja see on ka põhjus, miks lasteaia hoolekogus on noored lapsevanemad, keda saab veel kontrollida ja siis seal kooli hoolekogus, ma ise olen olnud lasteaia hoolekogus, kooli hoolekogus ja siis ma olen veel olnud paarkümmend aastat külavanem. Nii et igasuguste kogukondadega kokku puutunud, et see võib olla nagu, võibki olla hukatuslik, jaa, nõus. See on see minu arvamus ja vale arvamus. Aga ma tahtsin üle täpsustada, et kuna minu elu on ka suht värviline olnud, eks ju, et ka pedagoogi rollis, et kui ma olin ka koolis õpetaja, siis ma olin ju noor ja ilus ja et nüüd on ainult nii, eks ju, aga hea küll. Ja siis olid niimoodi, et olid lastevanemate koosolekud. Ja kui ma praegu tagantjärgi mõtlen oma nende toonaste lastevanemate koosolekute peale, need olid suht koht mõttetud. Saime kokku, rääkisime asjad ära, korjasime klassi raha, ja nii see rääks. Nüüd oligi, kui ma nüüd tulen tagasi selle teemale, et appi need töötud lapsevanemad, et kui ma nüüd jääme sinna raami sisse, kui meie oma lasteaias, me ei taha neid töötud lapsevanemaid ja me ei taha neid ka ise voolida ja me ei taha, et nad tekiksid. Ja selleks, et nad ei tekiks, siis me oleme nüüd aastad teinud niimoodi, et kui meil on uued lapsevanemad, see on natuke erinev kui kool, eks ju, aga kooli rollis ma mängis ka selle ümber, kui ma oleks koolijuht. Ja meil on niimoodi, et iga uus laps, kes tuleb meile, ja vanematega on individuaalsed vestlused, näitame kõiki asju, räägime, me pühendame sellel hetkel tõesti ressurssi, ajalist ressurssi ja see tasub ära. Järgmine koht, kus me veel korra kulutame kõvasti ressurssi, on siis just nimelt koostööd, et ei tekiks neid töötud vanemaid, on siis, kui on sügisel iga koolis siis oleks klass, aga meil on siis rühmad, et meil on sügisese koosolekud ja nendes koosolekutes osalen loomulikult mina 20 minutit, siis lähen minema. 20 minutiga ma teen natuke nalja, natuke räägin, eks laste reeglitest, natuke lepime koostöös kokku ja teen sellist natuke sukest võtse kommunikatsioon, eks ju. Et minuga on tore, teil on minuga tore, mul on teiega tore ja usaldame üksteist ja muuseas see töötab. Ja siis juba, kui järgmised, mina lähen siis ära koosolekut ja siis jäävad, eks ju, laste õpetajad sinna rääkima. Nemad siluvad kõik minu juttu ilusaks jälle ja paremaks aga samas juba lapsevanem on saanud seda nii individuaalset tähelepanu, lähenemist, ta on saanud küsimusi esitada, sest vaadake, igal lapsevanemal on hirm tulla lasteaeda või tulla kooli. Ta ju ei tea, mis tema lapsega tegema hakatakse. Ja mina olen põhimõttel, et hirm ja arm paneb alati inimese tööle, ükskõik millises teemas. Ja samamoodi on ka nii, et kui lapsevanemad tulevad siis nüüd kas kooli, esimesse klassi või tulevad sinna põhikooli või lähevad üleminekuklassi või tulevad lasteaeda, siis nad kõik tulevad ju sinna oma lapse pärast ja nad tegelikult ei tea, mis saama hakkab. Raudselt õpetaja hakkab mu lapsele käru keerama, on ju. Esiteks ma ei tea, kas mu laps on nii tark, on ju. Ja ühesõnaga vanematele on sellised hirmud, mida me tegelikult nähtavasti eales ette kujutus, sest me kõik oleme pedagoogid ju.
no ja vanemad kannavad kiiresti oma hirmud üle ja siis peab hakkama nende vastu võitlema, eks? Ei, mitte võitlema. Neid tuleb sealt maha võtta, need hirmud. Need hirmud tuleb maha võtta ja lapsevanem hakkab suga täiesti normaalselt suhtlema, nagu päriselt. Nii et, ja siis ei ole need tüütud lapsevanem, võib-olla mõni üksik natukene, aga noh, me praegu keerleme selle jutuga selle koha peal, kus on see, et koostöö nõuab mingisugust avatust. Kool selle avatuse alustab ja klassijuhataja võiks olla selle võtmeks ja direktor siis toetab kõiki. Lasteaia ja gümnaasiumi direktor siis annab sellele nagu veel nagu sellest lisajõudu juurde, et see ongi meie organisatsioon on selline. Millist avatust te kodu poolt tahate siis? Samamoodi ka avatust, aga selleks, et kodu muutus avatuks, me peame ennem ise olema avatumad. Ja kindlasti ja lasteaias on see lihtsam, sest seal lapsed räägivadki ära, et minu isa on Soomes ja minu ema oli ööklubis ja kõik on teada. Aga koolis enam ei tea, klassijuhataja ei tea. Riin, kuidas sa algklasside juhatajana, mida sa ootasid lapsevanematelt? Mina olen alati öelnud vanematele, et mida rohkem infot, seda parem, et mil hetkel ma klassijuhatajana siis nii-öelda kas siis teen või midagi peale hakkan selle infoga, et siis on nagu see minu nii-öelda siis õpetaja tunnetuse küsimus. Aga igasugune info, sealhulgas see, kui lapsevanem läheb nädalaks reisile või üks vanematest läheb või mingi ootamatus, et on olnud ju olukordi, kus ma saan lapse pealt aru, et midagi on juhtunud kodus. Et sügisel oli, ma tean, ei ole kunagi olnud selle poisiga ühtegi muret, mitte mingit probleeme, aga et see sügis on nagu midagi teistmoodi. Kohe ei taha ju ka vanema poole pöörduda, et mis siis toimub, sest et muidu jälle õpetaja pöördub ainult ju probleemide korral. Aga 2 kuu möödudes ma ikkagi otsustasin need vanemad siis kohtumisele kutsuda ja siis tuligi välja, et vanemad on läinud lahku, üks osapooltest on kodust välja kolinud, aga see info ei olnud kooli jõudnud, et noh, mida rohkem infot, mis puudutab last, ma usun, et seda parem igal õpetajal, igal klassijuhatajal, et muidugi jah, kõikidele õpetajatele võib-olla ei tea, aga klassijuhataja võiks olla siis see nii-öelda esmane kontakt koolis, et kui enne oli, et kas vahendama peaks koolijuht või klassijuhataja, siis ma arvan, et nii vanema kui lapse jaoks võiks olla klassijuhataja alati esmane kontakt koolis. Ja see tähendab siis seda, et klassijuhataja ei saa olla see klassijuhataja koosoleku tegija, kes tuleb klassi ette ja räägib kõik ära ja siis läheb minema. See on mingit avatud dialoogi oleks tarvis ikkagi. Kindlasti dialoogi, aga kui on, minul on olnud lastevanemate koosolekud, mis on lõppenud 8:30 õhtul ja ongi see üks kord nii-öelda, mis tegelikult on ju nii-öelda infokoosoleku nagu õppeaasta alguses kokku kutsutud. Et seal võib-olla kõiki ei jõua ära kuulata ükshaaval. 24 lapsevanemat, mõni on tulnud 2, 48 lapsevanemat, aga kindlasti on see koht, kus klassijuhataja saab anda hästi selge sõnumi, et kes soovib, siis me leiame selle aja suhtlemiseks. Ja neid vanemaid, kes seda võimalust kasutavad, on palju. Nii et ikkagi siis koostöö algab sellest avatusest ja tahtest. Kindlasti. Ja koostöö on 2-poolne. Ja just. Ja praegu me räägime ikkagi alles selle koostöö esimesest levelist, mis on kommunikatsioon. Juba suundume teise poole. Ja peaaegu juba natukene juba kaasamise moodi hakkab olema. Kuidas see kaasamine siis peaks käima? Kuidas me seda saame teha? Ega ei taha teha. Eks ole? Mina ütleks just, et tahaks. Seal tulevad need tüütud lapsed. Ja seda ma ütlen, et miks kes ei taha teha, et vanemad ei taha ju teha. Et vanematel on, neil on töö ja neil on kiire ja need, kes tahavad, on vähe, päriselt. Et ma olen 20 aastat juht olnud ja neid on vähe. Neid on väga vähe, kes tahavad koostööd teha. Aga õnneks on, tõesti on. Aga siis need, kes siis tahavad koostööd teha, nendega teemegi. Ega vägisi sa ei punni midagi ju. Jaa, kunagi üks autoremonditöökoja meister ütles mulle ka, et me töötame nendega, kes meil on. Et mul on siin tsehhis on vallid, ma töötan vallidega. Et ega see on optimismi küsimus puhtalt. Võib-olla siin läheb see koostöö mõiste natukene, et ma usun, et ikkagi 99% tahavad koostööd teha, aga nüüd ongi küsimus, et mis see koostöö on nende jaoks. Mõne jaoks on koostöö see, kui lihtsalt tore läbisaamine ja tere ja taega ja kõik on ju usaldab. Aga teise jaoks on see just, et võib-olla, et äkki sa mõtlesid seda, et paljud ei taha
mis siin salata, et ikkagi tegusatel ja aktiivsetel inimestel ongi palju teha. Ja tulla veel sinna lasteaeda rehitsema. Noh, eks me kõik oleme proovinud korra pingutada, et keegi, mis seal ikkagi läbi käiks, ei jätaks tobedat muljet. Ja seda kõike ainult oma lapse pärast ei hakkaks ju niigi aktiivselt inimesed aega kulutama. Mis siis alati, kui vahest seda tehakse ka ju ikkagi kell 3 juba või kell 4 näiteks. Eks mis siis alati aktiivsed inimesed üldiselt töötavad siis. Kuigi tänapäeval SAO hüvitamisega vist vähe võib-olla... Ei maksaks eeldada, et ma arvan, et on ikka väga suur põlvkond lapsevanemaid praegu tulemas, kellele kell 3 päeval väga hästi sobib. Jaa, aga pigem ikkagi minu kogemus ütleb, et enamus on ikkagi oma päevatöödega Rakkes ja linna kontekstis veel alates ummikutes kuni milleni välja. Ehk küsimus ongi pigem selles ajaressursis ja võib-olla mõni isegi tahaks ja tuleb, aga päeva lõpuks lihtsalt see ei jõua sinna. Et see koostöö on hästi lai mõiste jah, et mis ma tahtsin öelda, et... Sa tahtsid lisada? Ma tahtsin selle tahte peale tuua ühe näite, et ma kohtasin täna hommikul juhuslikult ühte kolleegi ja kes oli tuli just suurest poest ja oli pisut häiritud, et ta nägi eemalt ühte lapsevanemat, ilmselt on selle lapse klassijuhataja, siis ilmselt nägi ka see lapsevanem teda ja ta oli väga häiritud, sest et see lapsevanem oleks peaaegu poeg riiulit pikali jooksnud, et mitte sellist klassijuhatajale tere öelda, et ei ole ka eriline tahtemärk, et koostööd tahaks teha klassijuhatajaga, et neid äärmuseid on kindlasti, aga ma olen pigem seda meelt, et enamus ikkagi pigem tahavad koostööd teha. Ja ma tooks siin selle välja, et kas seda väärtuslikumad ei ole need, kes tahavad. Et selles mõttes ja teisalt on veel seesama tark raamat, millele ma viitasin, et seal öeldakse ka, et mida rohkem erinevaid võimalusi koostööks me pakume lapsevanematele, seda rohkem on neid, kes koostööle tulevad. Ehk siis täpselt, et inimeste ootused ja võimalused on erinevad. Mõnele piisabki sellest, et ma vahetan e-kirju, ma saan selle infokirja ja sellega mu koostöö soov piirdub. Ja mõni tahab tulla rehitsema ja mõni tahab avaldada mõningaid mõtteid võib-olla ka koolikorralduse teema, mida ei pea alati arvesse võtma. Et kui me pakume erinevaid võimalusi, ma arvan, et siis ka nende aktiivsete lapsevanemate hulk lihtsalt suureneb. Selle mitte tere ütlemisega mul tuleb meelde vastupidi, et ise väikelinnas kasvades ja pedagoogide laps olles siis vastupidi ja see on jälle teine äärmus on see, kui kuskil turuleti tagant või pargipingi pealt või bussijaamas üle väikelinna karjutakse, et minu laps õpetaja ja tule ka meie juurde. Ja mul on endal ka teistmiseid näiteid. See on kõik erinev. Üks selline mõte on pakkuda koostöö kohta, et koostöö saab toimuda siis, kui mõlemad pooled suudavad sõnastada enda tegevust niimoodi, et teine pool saaks leida sellest midagi, mida ta saab enda tegevuses kasutada. Kui nüüd koolis keegi suudab selgitada, mida nad teevad, siis kuidas me saame selle lastevanemate poole nagu vastu võtta koolis? Et kuidas saaks lastevanemate käest teada seda, mida nad niigi juba teevad ja et kuidas see saaks luua eeliseid koolile? No lihtne näide on see, et kui ma olen bussijuht, lapsevanem, siis ma räägin sellest, et ma olen bussijuht või bussifirma omanik ja siis on nagu ekskursioonidega selles klassis on lihtne. Aga midagi veel, kuidas me saame neid vanemaid õpetada sellisele selgitusele meie päevil, kus sõnad hakkavad järjest vähem tähtsust omama ja liikuv pilt on ainus, mis räägib ja nii edasi. Vanemad tahavad kindlasti ju olla nii-öelda kaasatud, eks ju, et siis ongi erinevaid võimalusi selleks anda, et tööpuudust nii-öelda ju klassis ei ole, kes organiseeriks mingisuguseid üritusi, kes üsna paljudes klassides on kindlasti klassilaekurid vanemate näol, eks, et neid rolle ja võimalusi olla kaasatud ja saada siis sealjuures olla osaline selles koolielus on kindlasti, et sõltuvalt sellest siis üks klassijuhataja neid võimalusi loob. Kas Merilil on ka mingid rollid, mida ta vanemate kogus vanematele nagu ettepanek kohe, et kuule, laekur, konfliktimajakas? Jaa, meil oli väga suur õnn, et ühe meie asutajaliikmete seas oli üks väga struktuuri ja süsteemi arvastav inimene, nii et me väga palju ponnistasime selle nimel, et see vanemate kogu oleks päriselt mingi loogiline süsteem. See on ikkagi veel töös, et nagu ikka, võtab aega, 3 aastat ehitame seda.
aga loomulikult on meil seal erinevad rollid, et kes seal korraldab neid kokkusaamisi, kes, ma ei tea, aitab koolil mingisuguseid küsitlusi läbi viia vanemate seas, et seda arvamust või tagasisidet saada, kes aitab, ma ei tea, meil on ka projektid, kes aitab koolitoidu teemadel käivitada mingisuguseid projekte, kes aitab arengukavas. teemad. jah, aga need on need, mille me saime, on ju, et tegelikult me ju ei taha, me tahame panustada sinna, kus päriselt vaja on. millal need gümnaasiumi sul lapsed tulevad? Arengukava kooli oma puudutab, ma arvan, ka gümnaasiumi lapsi ja selles mõttes, et... Sinu lapsed? Minu lapsed, millal lähevad? Võtab veel oma 6 Mustamäel on üks tore gümnaasium. Tartust pärit. Tartus kolitakse Tallinnaks, aga... Ja. Et selles mõttes kindlasti neid võimalusi on ja minu meelest on üks võtmekoht siin ka, et koolide jaoks teadvustada seda, et vanemad on tegelikult oluline ressurss. Me ei taha teha mitte midagi lisaks ju tegelikult ekstra, et me tahaksime aidata seal, kus koolil tegelikult võib-olla ka vaja oleks. Et minu meelest küsimus oli ka siin arutelus püstitatud, et miks osadel koolidel ja õpetajatel see õnnestub, see kaasamine paremini või koostöö ja teistel mitte. Et minu meelest ma arvan, et võtmekoht on see, et osad on ära taibanud selle võimaluse ressursi näol ja osad võib-olla veel nii väga mitte. Kuidas kujundada lapsevanematest organiseeritud ressurss? Just. See on see võtmeküsimus. Sageli on ikkagi nii, kui me räägime, inimesed on erinevad. Juhi eeldus ikkagi on, et see peaks selle nagu ära taipama. Aga õpetaja puhul ka, et me ei saa eeldada ja paraku see nii on alati, et kõik õpetajad on, meil on ikkagi väga palju eksperte, meil on väga palju oma valdkonna väga häid õpetajaid, aga kõigile võib-olla ei ole ka siis seda sellist sotsiaalsust või vaimuenergiat, et ka seda lastevanematesse kaasata, et tuleb ka seda poolt mõista, et siin ongi see aspekt, et koolile ja õpetajale on ka sageli väga-väga kõrged nõudmised. Aga huvitav, et viimane nõudmine päädis siis 18 euroga. Et me ühtepidi nagu ootame ja nõuame, aga teistpidi jälle ühiskonnana ei taha siis, me ei saa öelda, et ei taha ja õige sõnaga, eks meil need võimalused on nagu on, aga siis siin nagu piisavalt võib-olla vastu panustada, et meil oleks siis tõesti need väga kõrgetele ootustele ja nõudmistele vastavad spetsialistid haridusasutustes tööl. Reaalsus on ju täna see, et mis siis alati ikka tulega aetakse sageli taga neid töötajaid ja jäetaksegi ajama. Jah, ja tore on, kui keegi kandideerib ja siis sa seda võtad. Ma siin üldistan praegu. Ja tore on, kui 2 tükki kandideerivad. Aga sageli, saad valida, et sageli on ju nii, et ei kandideerigi kedagi. Täpselt sama näide, siis räägitakse keegi ära. Vanematest keegi. Jaa, äärmuslik jõuin ju selline, et kokatädi on keemia taustaga, et teeb selle natuke ära, kuna ei ole. Ja mis me siis eeldame sealt, et see on ka nagu selles mõttes kasvav probleem. Aga miks mitte lapsevanemad kui asendusõpetajate ressurss? Kindlasti on, et Kesk-Euroopa riikides olen lugenud, et täitsa tavapärane, et mingitel regulaarsetel perioodidel lapsevanemad käivad abiks. No aga vaata Kesk-Euroopas, me ei lepi ju sellise PISA tulemusega. Aeg-ajalt äkki. Me ei saa leppida veel paremate PISA tulemustega, kui meil juba on. Teeme siin enam-vähem hakkab juba saama. Kuidas on teil küsimusi, mõtteid, ettepanekuid? Seal on see sinu aktiivne lapsevanem. Kohe tuleb mikrofon. Ilma mikrofonita ei tohi küsida, sest muidu ei kuule sind Facebookis keegi. Väga hea, et Facebook teeb. Nimelt see, mis iganes see leheriisumine, te saate valesti aru, kuidas teha. Teil on vaja aktiivseid lapsevanemaid, kes on loonud Facebooki grupi ja siis te vihjate, et issand, meil oleks nii vaja, et keegi tuleks appi sinna. Need lapsevanemad suhtlevad omavahel, kolgivad lapsed ja vanemad lapsed kaasa, riisuvad lehe ära ja ei pea üldse muretsema, et kas on kell 3, kell 7 või on see nädalavahetusel, sest vanemad organiseeruvad ise. Aga pange nad lihtsalt omavahel suhtlema, sest muidu kui siis ongi keeruline. Ja me ilmselt nõustume sellega, et asi ei ole üldse selles, mis see töö on, et on see leheriisumine või plangu värvimine või, ma ei tea, puulehtede roheliseks värvimine uuesti. Peas, et oleks mingi ühine tegevus ja see juba aitaks, eks. Sellega me oleme nõus kõik. Ja. Kõik on nõus. Järgmine. Seal. Helen, seal.
aga olen ise ka ühe põhikooli hoolekogu liige ja vanematekogu asutajate seal. Hiljuti ja tervitused Merilile, ma tundsin, et sa olid natuke üksi selle peal. Ja eks ta kipub vist vahel nii olema, et ma olen ka tunnetanud, et vahel on raske ikkagi leida koolis seda partnerit. Et kui õpetajad võivad teha kõik, mis nad suudavad selle klassitasandil, direktoritel on kõike muud vaja teha, aru saada. Ja see kaadri vähesus, see torkab nagu, tegelikult vanematele ka nagu silma, kes tahavad olla nagu heas. Lihtsalt räägi edasi. Mikrofoni sisse. Lautuseks ütlen, et Merilile, et koolijuhina ma olen üksi, nii et õpetajana üksi. Mina olen kõik üksi. Ei saa muuda. Aga et jah, võib-olla, et ikkagi see kommunikatsioon, mitme tasand, mitte ainult vanematega, aga tegelikult tihti minu arust suurtes koolides üldse on nagu tunda, et kas või nagu oleks kommunikatsioonispetsialistid, kes rändavad koolist kooli ja teevad võtmeisikutele ikkagi need, tänapäevase kommunikatsiooni alused tööriistad annavad kätte ka õpetajatele, nad ei pea olema sündinud, sa oled juba hea pedagoog, tegelikult seal on veel nõkse, eks ju, mida sa ei saa võib-olla sealt koolist ja et tegelikult see võiks olla selline oluline asi, mida mõelda võib-olla isegi riiklikul tasandil. No ja kui meil oleks siin praegu Grete Arro ja Tiiu Kuurmees, nad ütleks, et õpetajad ei oska üldse õpetada ja need, kes õpetajad õpetavad, need lihtsalt ka ei õpeta nii, nagu peaks õpetama ja niimoodi me ei jõuagi kuhugi, et kuidas siis saab need klassijuhatajad nagu kommunikaatoriteks? Kuidas saaks? No näiteks siin see, et meil 3 kooli peale on kommunikatsioonijuht. Et 3 kooli peale saame selle kuluga hakkama ja kindlasti sellest on abi, et teatud teemadega tegeleda. Et tegelikult aga sageli olgu see kommunikatsioonijuht või mis iganes, millega täna kõik arvestused tegema peavad, alates sotsiaalmeediast kuni toitlustusteemadeni välja, sest see vahemik on meeletu, siis ikkagi enamus koolides tegelikkuses seda võimalust loodud ei ole, et selliseid asju luua. Aga organisatsioonid eeldatakse, et kõikide nende tavaprotsessi ja igapäevaorganisatsiooni väljunditega tegeleb. Ja see on kindlasti koolidele selles mõttes täpselt seesama, ka aja äravõtmine just ka, olgu selleks siis kas või lapsevanemate kuulamiselt. Äkki mõni lapsevanem võib isegi olla kommunikaator kuskil ja just välja pakkuda, et kindlasti on lapsevanemate seas mõni kommunikatsioonitaustaga inimene, keda saaks appi paluda. Klassijuhatajate, kui meil on klassiõpetajalt vaja üle minna, siis klassijuhataja võtaks üle, siis me tegelikult oleme koolis üsna iga aasta selle mure ees, et klassijuhatajateks hakkamiseks ei ole õpetajate seas kätemerd, et me peame valima. Eriti see 5. C on ju. Näiteks just, et 5. C-l, et siis pigem õpetajad, pigem vajuvad kuskil ära, kui tuleb jutt, et klassijuhatajat on sellele või sellele klassile vaja. Ja siis tuleb uus õpetajakooli, kes nagu loositahtel sai selle 5. C. Kui armas klass sulle kõik teised. See on, ma arvan, üks suurimaid väljakutseid täna koolidele järjest kasvav, et juba tore on õljuda 3 kooli vahel ja anda oma tund ära, uks kinni panna, kui see, et sa tõesti tegeled suure tähega õpetajana, sa kommunikeerid, suhtled vanematega ja nii edasi. Et tõepoolest seda kätemerd koolides ei ole sageli. Aga kuidas me saaks nendelt headelt klassijuhatajatelt siis nendele teistele klassijuhatajatele kõige paremat oskusteadmist kopeerida? Selle nimi on kovisioon, ütles keegi. Ja see leiutati juba ilmselt haridusega koos, eks ole. Kovisioon. Kas teil on koolis kovisioonid õpetajatel? Supervisioonid? Kui me räägime nüüd erinevatest vormidest, siis sellises vormis ei ole, aga mul on siin ka tugitöötajad just ja kuulavad siin, et tegelikult... Miks teil ei ole? Meil on omad vormid olemas, aga kui me hakkame nüüd minema detailidesse, mul on elu õpetanud, et me ei tohi lörtsida kovisiooni mõistet, et mis see täpselt on, et eks me kombineerime neid asju seal kuni kootsimise võimalusteni välja ja nii edasi. Aga mingis vormis meil on, aga reaalsus on ka see, et ega keskmine Eesti õpetaja ei ole täna valmis mingiteks kovisioonideks. See on pikk protsess, see võtab aega, selleks me ütleme, mingid vormid meil on, vaikselt proovime, alates sellest coachingust ja nii edasi. Te arvate, et keskmine Eesti õpetaja jookseb ummis jalu, et ma saan
coach'iga nagu asju ajada ja rääkida või? Ei. Ta pigem õpetuas sõimab kellegi teised näo täis. Ma siin ei räägi nüüd enda majast. See on komisjon. Ja see ongi selles mõttes jah. Õpetatud komisjon. Räägin nagu üldisest, et haridussüsteemis juba mõned aastad olnud on, ja lasteaias peaks see tähendama ju seda, et siis on ju ainult laupäev-pühapäev saaks nagu üldse. ei, meil on küll komisjonid. On? Ja meil on niimoodi, et me ju tee nagu siis ju kogu kambaga, eks ju. Laupäev-pühapäev, siis meil on teised plaanid, eks ju. Aga me teeme siis vastavalt nendele gruppidele, kelle vaja on. Ja ütleme niimoodi, et komisjonid on meil ikkagi viimased 3 aastat töötanud. Need asja töötavad. Ja muidugi algus on see, et sa tee tõepoolest õpetaja selgeks, et sul on seda vaja. Et nagu Raino ütles, et tõesti nad ei lähe urraaga kohe selle peale. Aga kui sa teed ikkagi selle niimoodi põnevaks ja tegelikult on tulemus olemas, siis on olemas need pisikesed, kuidas need nimetatakse, minikomisjoonid 30 minutit. Et need on hästi töötavad. Variantiga mitte rääkida komisjonist, aga tegelikkuses midagi sellist. Ja võrdselt need töötavad küll. Mis petab nüüd ära? Mentorsüsteem, mis töötab hästi ja me ei pea siin silmas ainult alustavale õpetajale mentorit, et meil on ka koolis olnud olukordi, kus õpetaja on tundnud, et ta vajaks. Elupõline pedagoog oli valmis võtma mentori endale või? Absoluutselt. Ja võib-olla ka sellepärast, et see ongi meie koolis nii tavaline ja nii kogu aeg olnud, et meil ongi 2 väga-väga tugevat mentorit. Et kes vahepeal tunneb võib-olla, et tal oleks vaja nii-öelda mingisugust kõrvalvaataja pilku või abi, et ka siis on pooleks aastaks saanud endale mentori kõrvale või appi nii-öelda, ja ka see väga hästi töötab. Ka mentorlus töötab. See on ka väga hea asi. Kohe tuleb saalist. Jaa, ootame või ka. Kuidas see mikker siis töötab? Tere kõigile, mina olen Saku Gümnaasiumi koolijuht Keit ja meil on ka kovisioon ja mentorlus ja teatud puhkudel ka supervisioonid ja ma arvan, et see ongi selline olevik ja vajalik tulevik nii õpetaja jaoks kui võib-olla lapsevanema jaoks. Aga ma kuulasin kogu seda lapsevanemate koostöö poolt ja mul tekkis 3 väga lihtsat mõtet, mida me ise praktiseerime meie väikses Saku kogukonnas. Üks on see, et vahel piisab sellest, et koolijuht kutsub kohalikus meedias üles lapsevanemaid kooliellu panustama ja endast märku andma. Ja tihtipeale meie kogemuse järgi juhtubki nii, et meie kogukonnas on üks äge õpetaja, kes hea meelega tuleb kooli tööle või õigel hetkel lappi mõnda vahvat sündmust korraldama. Teine on selline pidev sõnum, mida sa koolijuhina saad anda ikkagi, et me otsime avatult koostööd ja meil on oluline lahenduskesksus. Et lihtsalt lammutama ja sellist kriitikat ajama ei ole mõtet tulla, aga mõtleme koos. Ja ma olen tänasel koostöö teemale nii palju mõelnud, et mulle tundub, et me räägime rohkem koos loomisest. Et kui me räägime ühest koolist selle lapse parima hariduse heaks, siis me peaksime mõtlema niipidi. See on mõtteviisi küsimus natuke ja kui me paneme selle koos loomise sinna keskmesse, siis sellel võib olla päris märksa rohkem vilju. Ja 3. näide on see, et me tegime kevadel Saku Gümnaasiumis väikese kaardistuse ja üleskutse lapsevanematele anda endast teada. Et kas nad on juba, tegime lihtsa küsitluse, Google Forbes, et kui paljud neist on panustanud kooliellu, millesse nad panustanud, mida nad ootavad koolilt, kus kool võiks lapsevanemaid kaasata, mis on nende taust ja mulle väga meeldis, võtan kohe, näide nüüd turundusest või kommunikatsioonist, et ma vaatan, millises valdkonnas need ägedad lapsevanemad meil töötavad, moedisainer, Sportland Grupi turunduskommunikatsiooni juht, finantsid, minu lemmik, hübriidõppejõust ja teadlasest, kas teate, kes on dotsent ja õpetajaid, et mu mõte on selles, et kohalikus kogukonnas on tõesti palju neid lapsevanemaid, kes ootavad seda kutset ja kui seda nutikalt ära kasutada ja minna sellele koos loomele vastu, siis sellest võib palju head sündida. Aitäh selle eest. See meil on olnud. Me tegelikult oleme ka kahtlustanud, et see ressurss võib kergesti olemas olla kuskil. Et iseasi on, et kuidas me oskame seda üles leida ja see ongi kogu selle tänase pooleteise tunni mõte olnud, et otsida seda, et kuidas me sealt lastevanemate poolt selle ressursi organiseeritult kooli saaksime, kuidas, et me saime aru, et meil on vaja nii organiseerimisoskusega lapsevanemaid, kui meil on vaja nagu taiplikke klassijuhatajaid, kes oskavad seal info vastu võtta ja lasteaednikke, kes
ei ehmata neid noori isasid kohe ära, et võivad minna kooli ka asju tegema, ei pea ainult naised olema koolis ja emad. Ja me saime ka aru, et kommunikatsiooni juhtimisel on väga oluline osa ja et kui sa on nagu kommunikatsiooni juht, siis sellele ilmselt eelnes mingisugune väga selge vajadus. Ja see kulupooles muidugi on ilmselt, ongi 3 kooli peale, ma sain õigesti aru, jah. Aga et kui seda ressurssi otsida jälle lapsevanemate seast, et kui sul on need koolina need valupunktid teada, mida sa lahendada tahad ja kui sinna on tõesti inimressurssi vaja panna, siis ilmselt vanemate seas võib see kergesti olemas olla, sest ühes kogukonnas need tavaliselt on esindatud. Me oleme terve seinatäie saanud resultaati uskumatul kombel. Küllikile suur aitäh! Enne veel, kui me saame nüüd minna kõik oma seda koostööd tegema, öelge niimoodi 1 minutiga, et mis te ise nüüd täna siit niimoodi kaasa võtate, et kohe läheb teistsuguseks koolielu ja lasteaiaelu ja Ma ei ütleks, et teistsuguseks läheb, et tegelikkuses ja teoorias ma usun, et me oleme päris targad. Aga küsimus on, et kuidas me seda kõike suudame realiseerida ja praktiseerida. Et kindlasti tuleb veelgi mõtestada, paremini läbi mõelda ja võib-olla kui mõned teemad on jäänud kuskil seisma, näiteks mingil põhjusel tuleb edasi minna, et siin Keit rääkis puhast kulda, oleme ka ise seda kõike teinud, aga tunnistan, et ka mõned asjad on jäänud kuskile mingil põhjusel, et kõik seesama näiteks, et see lapsevanemate kaasamine, et on kindlasti vanemaid, kes hästi aktiivselt tulevad, aga paljude puhul ikkagi keegi peab selle hea ja mõnes mõttes võib-olla kalli ressursiga ikkagi organisatsiooni tasandil tegema. Ja kui seda ressurssi on väga palju, kahju ja seda raisku põlastada, seda tuleks ka ära kasutada. Aga see kõik on omaette tegemine ja töö, sest ega siis kui ekspert tuleb sulle kommunikatsiooni jagama, keegi mingid kolmandad, keegi sinna gruppi, et keegi peab selle kogu toimetama. See on kindlasti võib-olla koolidele selline mõttekoht ja väljakutse, mis need võimalused on, mis võimaluse koolidele luuakse, sest päev lõpuks koolidele kui omanikud, kes need võimalusi loovad, et kuidas siis nende võimaluste juures, et kas siis liikuda edasi, proovida seda ressurssi kasvatada ja läbi selle tegelikult, kui sa võib-olla kasvatad enda organisatsiooni sees mingit võimekust, natukene, aga läbi selle sa võib-olla 5-kordistad. Just see näiteks, seesama näide, et toome erinev ekspert, vanemaid, kes panustavad kuskile. Kindlasti see oli võib-olla hea võimalus. Aitäh! Merili kiiresti. Jaa, väga kiiresti. Ma arvan, et mina sain kinnitust, et tegelikult mõlemad pooled seda koostööd tegelikult soovivad. Et ei ole, ja kumbki pool ei ole nagu pahatahtlikult, vaid lihtsalt võib-olla ongi oskustest, teadmistest ja kõige rohkem ressursist, et ajaressursist puudus. Et võib-olla rohkem mõistmist koolide suhtes. Aitäh! Ülle? Mina mõtlen seda, et kogu seda koostööd ei maksa väga traagiliselt võtta. Et ikka see rõõmus meil oleks alles see sõbralikkus, hea tahe ja avatus, et küll see koostöö ka siis tuleb. Nii ongi, nii lihtne see ongi. Aitäh! Tiim? Ka selle julgustuse, et vanemad tegelikult tahavad koostööd teha ja et võib-olla siis, kui iga aasta saaks vähemalt 2-3 klassi, kust siis leiaks neid lapsevanemast ametnikke nendesse klassidesse, et võib-olla see oleks ka siis väike töövõit, et mitte kõigis iga aasta, aga et iga aasta juba tekiks mõni juurde. No super. Meie jäime iseendaga rahule, jah? On meil korras, jah? Kuidas meil läks? Suur aitäh teile, naudime suve ja jätkuvaid arvamusi. Endiselt Küllikile suur aitäh sinna klaveri taha ja peadne Andragoog, eks ole. Ja mõnusat õhtut kõigile, aitäh! Aitäh!